Käesolev videoõpetus näitab, kuidas luua endale Google Groups vahendi abil klassilisti. Kõigepealt minge aadressile groups.google.com. Kui te olete sellele lehele jõudnud, siis kõigepealt tuleb enda Gmaili aadressiga sisse logida. Nii, vajutan seda logimise nuppu nüüd ja panen oma e-posti. Ja loomulikult ka salasõna. Nii, ja nüüd login sisse, võtan selle linnukese ära, et ma sisse logituks ei jääks. Ja olengi Google Groupside lehel. Siin on nüüd kaks võimalust. Üks on vaadata minu rühmi või siis luua uus rühm selle plussmärgi alt. Nii, vajutan loo uus rühm. New group. Nii, ja kõigepealt panen sellele rühmale nime. No näiteks ma panen 5B lapsevanemad 2012. Nüüd ta pakkus mulle kohe seda sama meili aadressiks. Ja ma jätangi selle samaks, jääb hästi meelde. Siin on kirjas 5B lapsevanemad 2012 @googlegroups.com. See on see aadress, millelt tuleks nüüd tervele rühmale kirju saata. Nii, nüüd ma teen siis grupi kirjelduse ka. See on siis 5B klassi laste vanemate list. Nii, siit läks nüüd valesti, parandame selle ära. Ja läheme allapoole. Vaatame, määrame ära nüüd järgmiseks keele. Ja meie tahame kasutada eesti keelt. Ja veel saan ma siit nüüd määrata, missugune list see on. Et on võimalik teha küsimuste-vastuste foorumit, veebifoorumit, aga meid huvitab praegu e-maili list. Nii, ja ma jätan selle samaks. Ja siit alt ma nüüd muudan ka selle ära, kes siia liituda saavad. Et ma ei taha, et kõik siia rühma saavad liituda, ma panen, et ainult kutsutud kasutajad. Nii, ja nüüd ongi grupi põhi valmis ja vajutame nuppu Create. Nii, nüüd ta tahab, et ma siia seda roboti spämmi tähed sisestaksime. Nüüd see ei ole väga hästi loetav, ma vaatan, kas ma saingi kohe endale parema ja loetavama. Ja need tähed tuleb täpselt nii sisestada, nagu on siin näha. Ja ongi sees, vaatame, kas läks täpselt valmis. Meie list ongi valmis. Nii, ja järgmiseks kutsume endale siia gruppi lugejaid. Invite people to join the group. Või kui on eesti keeles, siis kutsu siia lugejaid. Nii. Ja siia tuleb nüüd sisestada e-maili aadressid. Paneme siia näiteks kati.karu@mail.ee ja nüüd komaga tuleb eraldada. Näiteks Liisi Lepp ta võib olla ka hotmail.com ja nii edasi. Tähele tuleb panna seda, et siia saab korraga sisestada ainult 10 aadressi. 10 aadressi ja komadega eraldada. Ja kui see kiri on siit ära saadetud, siis igaüks saab siia endale kutse ja ta peab sellele heaks kiitma. Ja need kutsed kehtivad 1 nädala jooksul. Nii, ja kirjutame siis siia ka tervituse. Tere tulemast 5B klassi laste vanemate meililisti.
nii, listi. Seda võib muidugi alati ka pikemalt kirjutada, aga mille jaoks see list vajalik on, aga jätame ta praegu niimoodi. Ja nüüd saadame need kutsed ära, send invites või saada kutsed. Nii, ja nüüd järjekordselt me peame kinnitama, eks ju, et see ei oleks robot spämm. Nii, ja nüüd ongi kutsed ära saadetud. Järgmises videoklipis vaatame, kuidas toimetada oma listi liikmetega ja kuidas listist kirja saata.